Täna esitleme siis Järva Kutsehariduskeskuses üles pandud simulaatorit, mis käsitleb emassuguorganite anatoomilise palpatsiooni õpet, ultraheli uuringu õpet ja ka väärasendite siis tuvastamist ja sünnitusabi andmist. Nii, simulaator on siis kaetud kattega, et õpilane ei pruugi näha, ent eesmärk on õppida ja siin on siis, et need suguorganid on ka nähtavad. Siin on siis ka sisemised struktuurid, vaagen ja vaagnas paiknevad organid. On pärasool ja emassuguorganid. Nüüd anatoomiliste struktuuride uuringul on oluline õpilasel tuvastada ja saada aru pärasooles oleva käega, mis on selle käe ehk pärasoole all, et kuidas on siis selle emaka anatoomia, teoorias on tugevad juba, ka praktiline osa, et see tähendab siis emaka kael, emaka sarved, neid saab siis võtta, palpeerida ja tajuda. Samal ajal vaadates ja nähes ja visualiseerides, mida muidu siis päris elus ei saa teha. Et see on siis see palpatsiooni osa. Järgmine osa on siis ultraheli uuringute simulatsioon, mida me siis kohe ka esitleme. Ultraheli uuringu simulaator Reality Works. Siit saame valida, kas harjutame, teeme juba läbi simulatsiooni ja õpilane saab läbi viia ka testi ja oma teadmisi kontrollida. Harjutamise osas saame vaadata, kas on loomal tiinus või ei ole, kuid samuti vaadata tiinuspatoloogiaid, kus on näiteks ühe stsenaariumina toodud tiine loom, kuid loode on surnud ja niimoodi saabki simulaatoriga seest vaadata, kas me leiame selle surnud loote üles. Nii, see on ultraheli andori simulaator. Me viime ta pärasoolde ja tuvastame. See on siis tupp. Ja otsime surnud loodet, sest meil on ülesanne ette öelnud ja me saame siis näha, kas see loode siin sees on. Siin ei ole näha surnud loodet. See on munasari juba. Nii. See on emakas, mida me siis siin tajume. See ei ole surnud lood. Nii, jah. Teine variant, kui me juba simulatsiooni läheme, siis on patsiendi haiguslugu ka olemas. Näiteks simulatsioonis on antud stsenaarium, et siin peaks olema 70-päevane tiinus ja õpilasel palutakse leida üles loode ja määrata tema sugu. Nii, õpilane sisestab siis anduri, liikudes siis tupest edasi. Nii, emaka kael on seal näha see kitsam koht. Ja nüüd me siseneme, vaatame siis emaka peal. Nii. Vasakus sarves on tuvastatud nüüd loode, see on juba loode ja see erk säbeletäpp on siis süda, mis töötab, see tähendab, ta on elus. Ja me saame võtta siit kuvatõmmise, nii nagu ultraheli puhul ikka, et võtta näiteks mõõdud. Jah. Nii et siin on tuvastatud see 70-päevane loode. Ning testi osa
oleme siia pannud hetkel 3 erinevat stsenaariumit. Ja esimese stsenaariumi järgi tuleb vaadata, mis diagnoos võiks loomal olla. Kas tegu on 30-päevase tiinusega, kas tegu on 70-päevase tiinusega või tegu on surnud lootega. Õpilane vaatab ultrahelisimulaatoriga järgi ja annab siis vastuse. Nii, jälle rektaalselt. Eelnevalt puhastatud, pärasool on puhastatud. Nüüd läheme tupp ja emaka kaelast ja saame näha. Nii, me näeme siin. Ja näeme siin. Õpilane ütleb selle peale, et see on 30-päevane lood. Embryo veel on embryo sel juhul. Siia paneme vastuse, saadame ja ütleb meile, et vastus oli õige. Ja selliseid erinevaid võimalusi on samuti ka näiteks kaksikute tuvastamiseks selle simulaatori abil. Kolmas osa simulatsioonimasina töös on väärloote asendi tuvastamine ja väärasendite tuvastamine emakas. Selleks on siis nüüd paigaldatud siis kunstlik emakas ja loode, mis on nüüd paigaldamise võimalustega, ta on nähtav. Samal ajal võime me ka sulgeda ja õpilane ei näe ja ta peab tuvastama siis seda, nii-öelda siis seda väärpaiknemist või üldse paiknemist siis tupe kaudu, meie emaka kaela kaudu. Nii et siin on siis 5 võimalikku asendit on. Nii et on presentatsioon, mida me siin praegu esitleme ja on siis ka teatud väärasendid, mida siis saab siin selle loote puhul teha. Nii, võtame siis, paneme selle kinni ja tuvastame nüüd, võtame saba kõrvale ja tuvastame siis tupest mitu jalga ja missugused jalad need on ja kas on ka pea paiknemine, nii et see kõik on siin siis võimalik. Nii et ülesandeid on siin 5 võimalikku ülesannet. Praegu on presentatsioon ehk õige asend poegimiseks. Kui on väärasendid, siis on võimalik. On siis need võimalikud ja siis abistamise vahendid. Siin on siis sünnituse abi siis selline tõmmits, millega siis pannakse siis loote sõrgatsi liigesele pannakse siis rihm mõlemale ja tõmmatakse teda siis välja abistades. Nii et siin on siis need võimalikud abivahendid, mida saab siis teha. Nii et erinevate siis situatsioonide puhul, mida on siis võimalik siin simuleerida 5 erinevat.